Nii, aitäh saali tagasi kogunemast. Kohvipausi oleme ka õnnelikult läbinud ja nüüd siis veel 3 teema ülevaade. Kõigepealt vaatame vabategevuste peale, ehk sinna alla käib siis huviharidus, külaelu, sport ja muud sellised asjad. Seejärel räägime soojusest, veest ja kanalisatsioonist ning lõpetame siis selle ettekannete osa teede ja vallavara ülevaatega. Nii et ma palun siis, Anu jätkab siit vabategevustega. Nii, jätkame siis huvihariduse huvitegevusega. Et miks just selline nimi, et püüdsin natukene üldistada seda, selle alla nüüd tuleb meil väga palju juttu erinevatest valdkondadest. Ja natukene siis üldiselt, et millest see jutt tuleb. Etteruttavalt juba vabandan kõigi ees, keda ma siin selles järgnevas ettekandes ei maini, aga kes on siia saali kogunenud ja teevad tublilt oma tööd ja tegelikult kuuluvad selle valdkonna alla, et vabandust, kui teid ei ole selles mainitud. Aga juttu tuleb siis laias laastus kultuurist, spordist, kogukonnast ja mitmest valla allasutusest, kunstide koolist, spordikeskusest, noortekeskusest, raamatukogust ja Polga muuseumist. Et kui me ütleme sõna kultuur ja mõtleme Kuusalu valda, siis tuleb vähegi asjaga kokku puutuval inimesel kohe suur mõte pärandkultuurist, rahvakultuurist, tohututest suurüritustest, millest osa võetakse, väga paljudest kollektiividest, väga paljudest koolirühmadest, väga paljudest täiskasvanurühmadest ja veel paljust muud. Kui me nüüd ütleme sport ja mõtleme Kuusalu valda, siis kas me tahame või ei taha, on see erinevate uuringute põhjal meie valla suurim tuntuse tooja. Aga hiljuti juhtus meil selline asi, et sport ja kultuur said kokku Lilleküla staadionil, karikafinaalil, et see, mida ei suutnud jalgpallurid, siis 50 miljoni eest tantsisid kolgatantsijad. Et see tegelikult on mõlemale poolele suureks tunnustuseks. Ja Kuusalu kooli staadion on uuringutes enim mainitud objekt, mida Kuusalust teatakse. Väga paljud inimesed, kes ei ela siin, on käinud just Kuusalu staadionil ja osalenud erinevatel võistlustel. Nüüd, kui me mõtleme kogukonna peale, siis ka selles vallas on tegelikult meil põhjust uhkust tunda. Sest kogukonna tööd juhivad inimesed, juhivad seltsid, juhivad vabaühendused ja ka neid on meil väga palju ja nad teevad väga tänuväärset tööd ja kunagi olen ka kuulnud, et nagu neid oleks ka isegi või protsentuaalselt kõige rohkem Kuusalu vallas. Igal juhul on nende osakaal ja nende puutumus valla maine kujundamisse ja inimeste vaba aja sisustamisse väga suur. Aga nüüd natukene täpsemalt. Üles ehitatud kahjuks eelarvepõhiselt, et kui te näete taga väikest kahekohalist arvu, siis on see kululiik, et ärge otsige selle taga mingit muud põhjendust, et ma vabandan selle eest, et nüüd oleks võinud välja võtta need kohad. Aga eelarvesse on võrreldes 2017. aastaga eraldised suurenenud 15,7%. Ja suurenenud on see eelkõige huvihariduse, huvitegevuse toetuse arvelt, mis juba nagu eelmises ettekandes sai mainitud, on 131 000 eurot. Ka kogukonna projektidele eraldatud summa on 6500 eurolt suurenenud 21 000-ni. Nii, kui me nüüd loeme seda vaba aeg, kultuur ja religioon, et sellest ei maksa nüüd ka kinni võtta, et see on puhtalt selline eelarve spetsiifiline kirjeldus, aga natukene
selle all olevaid numbritest. Sporditreeningrühmale on suurendatud 5000 euro võrra toetusi, vaba aja ja spordiürituste ning kultuuriürituse toetused on suurenenud kokku 4000 euro võrra. Ja valla keskraamatukogule suurendatud raamatute ja ajalehtede eraldatud raha 4500 euro võrra. See on nüüd võrreldes eelmise aastaga sellesse aasta eelarvesse, mis on suurenenud. Siin on nüüd üks selline väike tabel, mida te ei näe kodus, siis on võimalik seda täpsemalt uurida, aga välja ma tõin selle sellepärast, et näidata, et selle valdkonna olnud tänu raamatupidamislikule ümberkorraldustele siis sellised asutused nagu Kunstide kool, huvialakool ja noortekeskused, kes on lahkunud rohkem hariduse pärismaale. Ja see on puhtalt raamatupidamislikult ümberkorralduse tõttu. Aga kodus saate numbreid täpselt vaadata. Nii, veel rahastamisest. Sporditreeningrühmadele jagatakse välja 65 000 eurot, sellest 5000 andekate sportlaste toetamiseks ja 60 000 sporditreeningrühmade ülalpidamiskuludeks. Siinkohal ma tahaks ära mainida, et sportlased armastavad reegleid ja sportlastega on väga raske nalja teha selles mõttes, et ja neile selgeks teha, et täna on reeglid sellised ja homme on teistsugused. Et kui teiste valdkondadega on võimalik veel natuke laveerida, siis spordireeglitest tuleks kinni pidada. Ja tänu sellele peab olema nagu nende rahade jaotamine äärmiselt reeglitest kinni pidav. Aga see on selle järgneva töögrupi pärusmaale minev teema. Toetuse said meil siis Kuusalu rattaklubi, Keila Swim Club, Kuusalu tenniseklubi, Kuusalu karatekool, jalgpalliklubi, Kuusalu Kalev, Kuusalu ja karateklubi IVL. Ja tegelikult sisu poolest ma tahaksin küll neid tänada ja öelda, et te teete tänuväärset tööd, et lastele on tagatud haridus või kui siis täpsemalt öelda spordi treeningutel osalemise võimalus. Nii, vaba aja ja sportlased 10 000 eurot ja taotlemine on käinud aastaid juba ühtmoodi nii spordiüritustel, kultuuri kui kogukonnaprojektidel, kus on 2 taotlusvooru. Neist esimene on 15 september taotlusvooru esitamise tähtajaga ja teine 15 mai. Ja jaotamisele läheb siis iga valdkonna põhiselt 2/3 rahast ja sügisvooru. Ja siis sama aasta ehk maivoorus jaotatakse ära 1/3 summast. Aga see ei ole nii kivisse raiutud, et võib-olla kui jääb ka natukene siia-sinna kõikumist, et siis on ka seda natukene võib-olla teistmoodi jaotatud, aga suures plaanis nii. Ja põhimõtteliselt on see variant niimoodi toetusi jagada ka töötanud. Taotlejaid on olnud väga palju, väga palju erinevaid üritusi on tänu sellele leidnud oma rahastuse. Siis kultuuriüritused 26 000 eurot. Sellest tellitud ja konkursiüritusteks arvestatakse 16 000 eurot. Ja taotluste alusel jagatakse ära 10 000 eurot. Ja natukene räägin siis täpsemalt konkursiüritustest. 2018. aastaks tellitud ürituste toetussummad. Ma nüüd teistes valdkondades nii täpselt võib-olla välja ei toonud, aga ma mõtlesin, et kuna see on vallavalitsuse poolt tellitud üritused,
siis siinkohal ma selle slaidi peale kuvasin, et mõtlemiseks ka eelnevas või järgnevas töögrupis, et kuidas oleks parem nende üritustega jätkata või kas jätkata sellises mahus või milliseid üritusi võiks Kuusalu vald üldse vajada. Ja sellel aastal on siis rahastatud meil valla aastapäeva, tänupidu, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva läbiviimist, valla laululapse konkurssi, lauritsepäeva pidustusi ja beebipeo läbiviimist. Beebipidu on sellel aastal esimest korda 2 korda aastas, et laste vanus oleks võib-olla natuke ühtsem, et muidu on nii, et ühed olid juba aastased, aga teised olid paaripäevased praktiliselt. Et selline muutus sellega on. Kultuuriseltsid 15 000 eurot. Siin on nüüd läbi selle siis rahastatud väga paljud rahvakultuuri ringide juhendajad. Ja selleks võtmesõnaks võikski siin olla see rahvakultuur. Toetusi on jagatud aastaid praktiliselt samamoodi ja suurim väljakutse selles valdkonnas, mis enamuses on rahastatud just selle meetme, on osalemine järgmisel aastal toimuval 27. laulu- ja 20. tantsupeol. Sellel aastal toimus meil Harjumaa laulu- ja tantsupidu, kus meil oli väljas 24 kollektiivi, mis on aukartust äratavalt palju ja väga pikk rivi ja ka tase on nendel tõesti väga hea. Siis järgmisel aastal on väljakutse veel suurem, ma ei julge lubada, et kõik kollektiivid saavad oma valikust läbi nii-öelda, aga see on väga suur üritus, mis ka vallavalitsusele eelkõige transpordi suure korraldamisena paneb suuresti perioodiliselt peale tohutu lisatöö, aga tulemus on seda väärt. Nii, ja siis jõuame rahvamajade ja seltsimajade. Rahvamaju, seltsimaju, väga palju, ise näete, kui palju on rahastatud. Igaüks võib saada natukene erinevaid toetuse liike. Kõigis toimub aktiivne töö, enamik on ringide tööga väga hõivatud. On väga paljud neist kogukondade aktiividele kogunemiskohaks. Alati võib öelda muidugi, et võiks olla veel rohkem, aga mõned õhtud on mõnes majas ikkagi täiesti hõivatud. Aga sellised need on, et kindlasti võib tähelepanu pöörata, et nad oleksid veel rohkem hõivatud. Kolga muuseum, asukoht Kolga mõisas, ma arvan, et kõik me oleme seal käinud, äärmiselt meeldiv miljöö, kui sisse astuda, sind alati ootavad meeldivad inimesed, kes tahavad sulle jagada absoluutselt kõike, mis seal vähegi hetkel väljas on. Tohutult palju hästi huvitavaid näituseid, oma valla rahvale, oma valla lastele tasuta. Nad väga ootavad, et käiks kohalikud koolid ja lasteaiad veel rohkem seal koha peal. Nad võtavad vastu, teevad eriprogramme. Ma ei hakka siin üles lugema kõike, mis on slaidi peal kirjas on, mis viimastel aastatel on toimunud, aga mina soovitan kõigil minna, kes ei ole veel sinna jõudnud. Eks nemad jagavad ka oma probleeme võib-olla seal töögrupis rohkem, aga kui mul hiljuti oli vaja
edasi suhtlemist rohkem kultuuri vallas, ajaloo vallas, otsida selline tugipunkt, siis ma soovitasin just inimesele, et pöörduge Kolga muuseumisse, palun rääkige täpselt nende inimestega, nemad aitavad teid edasi. Kuusalu raamatukogud. Kuusalu raamatukogud on olnud meil Kuusalu valla rahulolu uuringus aastaid number 1 asutus. Nendega on kõige rohkem inimesed rahul. Kuigi nüüd juba töölt lahkuv raamatukogu juhataja ütles, et aga kuidas saabki raamatukogus üldse konflikt tekkida. Et seal ongi ainult nagu puhas rõõm. Et see ongi nagu tagatud, et oleks ebaloomuline, et kui nad ei oleks olnud esimesed. Siis ikkagi on seda tore tõdeda, et nii see on olnud. Et nad on olnud meil kõige rohkem rahuloldav asutus. Aga numbritest saate siis ise täpsemalt uurida. Natuke tahaks raamatukogude ehitusest. Kuusalu raamatukogu tööd on juhtinud põhimõtteliselt Kuusalu Alevikus olev raamatukogu juht ja veel on vallas Kolgas raamatukogu, Vihasoos, Kõnnu ja Joaveski. Ja sellel aastal on lõpetanud töö Hirvli ja Viinistu raamatukogud. Nüüd natukene 2017 aasta statistikast. Külastajaid natuke üle 30 000, laenutusi 49 619, lugejaid 1501, palju laste- ja noorteüritusi, mis ma aruandest lugedes panin tähele, et enamik toimub Vihasoo raamatukogus, ja aktiivne koostöö valla kooli raamatukogudega. Et teatavasti, kes on raamatukogus käinud, see teab, et tänapäeval on nüüd selline süsteem, et kui seda raamatut seal hetkel ei ole, siis see sulle tellitakse. Et kas Kuusalu vallast või siis mujalt Eestist, ja siis teatatakse sulle, et kui sa tuled sellele järgi, põhimõtteliselt on see olnud nagu väga meeldiv see teatamine ja alati on inimesed saanud oma teenuse ja tänu sellele ilmselt on ka see esikoht. Aga nüüd natuke muutustest, et külastajaid on eelmisel aastal vähenenud võrreldes 2016. aastaga 612 ja lugejaid 63. Ja tegelikult oli välja toodud, et Vihasoo raamatukogu oli töötaja haiguse tõttu pikalt suletud, et ilmselt see on olnud üks põhjus see, aga teine põhjus on olnud ilmselt see, et lapsed lihtsalt loevad vähem. Kui sattusite lugema alles hiljuti üle-eestilist uuringut, siis need uuringu tulemused olid ikkagi võrreldes Kuusalu omaga ikkagi päris mõtlema panevad. Et raamatukogusid jääb vähemaks, lugejaid jääb järjest vähemaks kahjuks. Nii, ja natukene siis veel ka muu vaba aja ja kultuuri rahastamiseks minevad summasid ja siis natuke sinna juurde. Fotokonkurss toimub meil. Jagatakse välja kultuuriharidus ja hariduspreemiad. Valla aukodanikele makstakse summasid. Veel on arvestatud beebipeomeenete kuludega, tänupeomeenete kuludega, õpetajate päeva tähistamisega, valla kroonikafilmi tellimisega ja ka muudeks kuludeks, mis on selles valdkonnas täiesti ettenägematult 500 €. Nüüd jõuame Kuusalu staadioni ja Kuusalu kooli kureeritava asutuseni, Kuusalu keskkooli spordikeskuseni. Hoone on valminud 10 aastat tagasi, 2008 aastal, koos ujula, võimla, jõusaali ja teiste ruumidega.
suur õueala staadioni, tenniseväljakute, skatepargi ja teiste harjutusväljakutega, millest mõned olid küll ka varem olemas, aga suuresti on ka siis natuke korrastatud. Ma pean ütlema, et kui see hoone sai valmis, siis koheselt oli tegelikult teada, et see hoone on liiga väike. Kõik ruumid on natuke liiga väiksed, sest Kuusalus on lihtsalt nii palju inimesi, kes tahavad spordiga tegeleda. Aga selline ta on, täidetud ta on ja kindlasti ka sellest valdkonnast töögrupis jätkate hiljem, kuidas paremini saaks. Ja mis seal siis toimub? Spordialadest populaarsemad: jalgpall, võrkpall, korvpall, ujumine, erinevad tantsutreeningud. Nii üksikkülastajad kui ka treeningrühmad. Kõik on juba kindlasti selleks järgnevaks aastaks ära broneerinud omal ajad, osa treeningrühm ilmselt veel teeb seda. Ja oma valla treeningrühmadele on Kuusalu spordikeskuse kasutamine tasuta. Teised siis peavad ikkagi selle eest maksma. Mis meil toimub veel tänu sellele, et on selline baas, võib-olla muidu toimuks ka, aga see teeb kindlasti selle pidamise või selle organiseerimise lihtsamaks. Meistrivõistlused korvpallis, tennises, võrkpallis, ujumises, kergejõustikus, külade 10 võistlus, külade jalgpalliturniir, perepäev, ujumiskilomeetrite kogumise võistlus. Lisaks veel üksikaladele läbiviidavaid näiteks mingid võistlused, mida võib-olla siin pole nimetatud, nii ka koete, lambakoerte ühing korraldab seal, tantsuklubid korraldavad üritusi. Et suhteliselt keeruline on leida nädalavahetusel vaba aega, kui tahta seal oma üritus teha. Kõik need eelpool loetud üritused ei olnud organiseeritud suures enamuses, isegi võiks öelda enamuses mitte spordikeskuse poolt, aga küll kasutavad väga nende ruume. Enamuses need olid kõik organiseeritud vabaühenduste, spordiklubide või kellegi teise poolt. Aga koostööd peab tegema. Ja natuke ka Kuusalu spordikeskuse täitmisest. See on nüüd jälle üks selline kribuslaid, et saab kodus uurida, aga eelarve on peaaegu igal aastal täidetud, tulueelarve. Ja väike topp ka sellest, mismoodi kujuneb protsentuaalselt, mis on suuremad tulutoojad ja võib-olla mis osas veel võiks mõelda, et kuidas paremini kasutada. Et siin on ujula 1 tunni pilet, ujula 2 tunni pilet, perepilet ja ujula sooduspilet. Ja tegelikult võib öelda, et enamik on kõik ujula poolt sisse toodud raha, aga kui ma nüüd mõtlen sellele, mis oli 10 aastat tagasi, siis võrreldes sellega on ilmselt ujumine ikkagi väga palju populiseerunud ala. Aga see ujula tekkiski juurde meil ju siis just. Nii, nüüd natuke noortekeskustest. Tõesti vabandan, et kui mõne suures asutusest räägime ainult 1 või 2 slaidiga, et nii see on. Noortekeskuste tugipunktid on meil Kuusalus, Kiius ja Kolgas. Miks ma ütlen tugipunktid on see, et järjest rohkem tehakse noortega tööd väljaspoolt nende ruume, kus nad tegelikult asuvad. Ja et tegelikult on see igati tore, aga see on nüüd minu arvamus jälle, et ja võiks veel seda rohkemgi teha. Ja mis seal salata, kahjuks praegu on täidetud ainult 2 ametikohta ja Kolga noortekeskuse töös hoidmisega on tänu sellele natukene suuremad probleemid. Aga üritused üle valla, osalemine üle valla on silmapaistev ja inimesed on töötanud, ütleme, et oma võimete piiril.
Mis on sellele hoogu juurde andnud, on kindlasti laste tagasiside, mis selles valdkonnas üldse tuleb, et kui üks laps rõõmustab, siis sa ikka teed. Ja tänu sellele on siis ka toimunud ka sellel aastal näiteks 3 laagrit, ühislaager Soome Punase Ristiga, päevalaager ja õpilasmale, need arvud seal 13+ on vanused. Et see on ikkagi, annab ka meie noorte vaba aja veetmisele suure panuse. Noortekeskused said endale huviharidus huvitegevuse lisarahastusest 30 100 eurot ja ma ei ole siin välja toonud kogu seda tegevuskava, aga see on mõnda aega tagasi volikogust läbi käinud dokument, et seda saate eraldi ka vaadata. Aga noortekeskuste jaoks on väga oluline summa just tänu sellele, et nad said väga palju oma tegevusi edendada. Lisaks veel kuulub Kuusalu noortekeskus Loksa tegevusgrupi koosseisu, kus toetus Kuusalu vallale on 27 026 eurot. Ja mida siis nende rahadega on tehtud? No siin on väike loetelu sellest viimastest asjadest: drooniring, matkaring, kalligraafiaring, paberkunstiring, väljasõit Rõugasse, filmifestival, mis veel tuleb, Kolga bändiruumi tehnika, rahvusvaheliselt kultuuriõhtud, foto- ja ilmivahendid Kuusalu noortekeskusesse. Et materiaalse baasi ja tegevusele on igal juhul see olnud väga suure võimaluse edasi areneda. Ja eelarve. Kuusalu kunstide kool, õpilasi 172, asukoht siis siin Kuusalu Olevis keskel selline väike armas maja, mis on hiljuti saanud endale, kuidas ma nüüd ütlen, nimetuse katusele, et kui te mööda sõidate, siis vaadake ja värvilise ukseava, tegelikult väga ilus disain. Ja sisu sellel majal on kindlasti rohkem kui isegi seda väljast ilusti disaini, et see 178 õpilast, need õpetajad, need suudavad anda ikkagi väga suure panuse tuleviku kultuuri kujundamisse. Muusikaosakonnas siis 138 õpilast, kunstiosakonnas 40, 13 muusika eriala pluss kunst. Mis need õpilased siis teevad? Osalevad konkurssidel, kontserditel, suurüritustel. Viimase aasta suurüritustes on tunnid loomaaias, kunstiosakonna tunnid loomaaias. 4 kooli akordionistide ühiskontsert, Oreli õpilaste koolitustund, osalemine laulupeol. Ja ma enda seisukohalt ütlen, et kunstikooli kindlasti kõige sellisem väljaspoole suurem ja tähtsam asi oli see, et nad said endale soetada huviharidus huvitegevuse vahendite abil Oreli, mis on nende oma nüüd. Mis on väga kallis pill ja olemas, ma ei oska öelda, kas on üldse mõnel teisel kunstikoolil või Eestis või võib-olla mõnel üksikul on, aga no, võib-olla ei ole mitte kellelgi. Ja eelarve on siis ka välja toodud siin. Ja nüüd natuke kogukonnast. Kahjuks see slaid ja see tekst ei väljenda kogu seda kogukonna tegevust, mis meil tegelikult vallas toimub. Tihtipeale on nii, et külades tehakse rohkem, kui seda jõutakse dokumenteerida, kui seda jõutakse kuskile esitada, kui jõutakse aruandeid teha. Ja siis see jääbki nagu natukene statistikast ja võib-olla üldsusest kõrvale, aga kõigest ei kirjuta ka ajaleht, aga keegi ikkagi teab, et seda tööd tehakse ja kui sinu oma küla on selle üle õnnelik, siis tuleb teha. Külaliikumisele eraldatud kokku 2017 13 000 eurot ja 2018 on see summa suurenenud 28 000-ni ja seda eelkõige
kogukonnaprojektide lisarahastuse arvelt. Aga siinkohal ma tahaksin nüüd natukene rääkida, mis võib-olla nii hästi ei ole, aga võib-olla peaks olema lihtsalt teisiti. Et külarahade kasutamisest. Siin on toodud välja, kui palju on aastate kaupa külaraha kasutatud. Ja ega siis selles midagi halba ei olegi otseselt. Lihtsalt kasutatakse nii, kuigi võiks kasutada tunduvalt rohkem. Aga kui ma nüüd hiljuti küsisin ühe külavanema käest, et miks see teile nii on tehtud, siis tema ütles, et tema kogub. Nemad koguvad ühe suure asja jaoks. Et miks mitte siis, et ega see ei ole ka ju keelatud. Aga võib-olla tuleks seda vaadata. Ja kogukonnaprojektide toetuste kaudu on sellel aastal saanud toetuse 22 üritust või tegevust. Et see on ikkagi päris suur number minu arvates ja tänu sellele on saanud väga paljud üritused toimuma. Tänan kannatlikke kuulajaid. Nii. Tere ka minu poolt kõigile siin viibijatele ja siis väike ülevaade ka ühisveevärgi ja kanalisatsiooni korraldamisest Kuusalu vallas. Tegemist on siis ühe teenusega, mis puudutab meid kõiki ja ka igapäevaselt. See on ainuke teenus, millega me kõik korraga kokku puutume. Kuusalu vallas on siis ühisveevärk korraldatud 29 asulas ja veeettevõttest pakuvad siis 25 eraõiguslikku juriidilist isikut. Suuresti on need siis moodustatud siis külaseltside näol või otseselt MTÜ, mis korraldabki veemajandust külas. Suurim neist on OÜ Kuusalu Soojus, kes osutab siis ühiskanalisatsiooni ja veeteenust 3 alevikus ja 8 külas. Ühisveevärki ja kanalisatsiooni arendatakse siis kooskõlas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadusega, mis kavandatakse valla poolt siis 12 aastaks ja iga 4 aasta ülevaatamine. Ja järgmisel aastal saab 4 aastat täis, kui Kuusalu vald peaks oma arengukava üle vaatama. Arengukava on dokument, mis käsitleb märkimisväärselt palju investeeringuid ja see tuleb suuresti sellest, et kõik Euroopa Liidu ja keskkonnainvesteeringute keskule antud projektid vajavad eelkõige kirjeldust, et ta on valla arengukavas kirjas. Lisaks sellele koostatakse siis ÜVK kavas ka tegevuskava, mida üritatakse siis ellu viia. Ühisveevärk siis, nagu on öeldud, on 3 alevikus ja 26 külas ja seda teenust ühisveevärgi kaudu osutatakse siis pea 5 miljonile elanikule. 4,9 elanikule. Nii on kirjas ÜVK arengukavas. Väljaspool ÜVK piirkonda, need, kes siis ei kasuta ühisveevärki, peavad oma veemajandust korraldama siis kas läbi salvkaevude või siis väiksemate kogukondadega 1-2 perekonna vahel jagamist. Reoveepuhasti, kus siis inimest ei ole, kogutakse see kokku, purgitakse ja viiakse 3 veepuhastusjaama, need on siis meie Kiiu, Kolga ja Kuusalu ning on Loksa purgimisjaama. Kuusalu veemajandus on siis puurga ja pumpla ehk auke, mis on maa sisse puuritud, on meil 61 tükki. Veereservaare puhastusjaamades, kus kogutakse puhastatud vesi kokku enne, kui inimeste jagati, on meil 8 tükki. Veepuhastusjaamasid, mis ei käsita ainult filtrid, vaid kus on ka tööstuslik veepuhastus, 8 tükki. Veetorustike Kuusalu vallas on 96 kilomeetrit ja hüdrainte 58 tükki, tuletõrje veevõtu hüdrainte. Siia lisanduvad ka veel veevõtukohad, milleks on siis tiigrid või järved või ka merest väljavõtukohad. Majandus on Kuusalu vallas reoveepuhasteid, kus vesi puhastatakse enne, kui ta loodusse tagasi lastakse, 12 tükki.
Reoveepumplaid, mis siis koguvad kokku ja pumpavad reovee edasi, on Kuusalu vallas 21 tükki. Survetorustikke, mille kaudu seda teostatakse, on meie vallas 11 kilomeetrit. Isevoolseid on meil 29 kilomeetrit ja purgimissõlmi 2 tükki. Investeeringutest siis aastatel 2015 kuni 2019 kava kohaselt investeeritud 7,6 miljonit eurot. Investeeringud põhinevad erakapitalil, Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi ja keskkonnainvesteeringute ning valla toetusel. 2015 kuni 2000 aastaks on teostatud investeeringud, nagu ma ütlesin, 5,8 miljonit. Ja kõige suurem osa sellest võttis Kuusalu-Kiiu-Kolga ühtekuuluvusfondi toel toostatud veesüsteemide rekonstrueerimine. Kokku on siin investeeritud 5,8 miljonit ja kuidas see jagub, Kuusalu vald on sellest toetanud siis 504 eurot, läbi KIK-i ühtekuuluvusfondist 4,1 miljonit ja erasektor on toetanud veemajandust 1 miljoniga, millest suurem osa moodustab osaühing Kuusalu soojus. Millised kavandatud investeeringud aastal 2018 kuni 2019? On esitatud taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusele Kuusalu biopuhaste rekonstrueerimiseks. Sellel on ka juba positiivne rahastusotsus olemas ja sellel aastal käivad eeltööd ja järgmine aasta on selle ehitus. Esitatud taotlused Keskkonnakeskusele on veel Suurpea veopuhasti 300 000 euro ulatuses, Uuri reoveepuhastu rekonstrueerimine 180 000 euro ulatuses ja Vihasoo kanalisatsiooni rekonstrueerimine 340 000 euro ulatuses. Ja on ära toodud, mida toetab siis KIK, mida vald ja mida elanikud. Kokku on siis investeeringute summa aastal 2018 kuni 2019 1,5 miljonit eurot. Ja ühtlasi on ka see valla kõige suurem valdkond, kuhu investeeritakse ja suure panuse sellele annab osaühing Kuusalu soojus, kes investeerib nii enda vahenditest kui ka kõige suurem raha taotleja, et toetada toetusrahasid valda selle valdkonna arenguks. Ja vallavara. Vallavara on eelnevad kõnelejad kõik rääkinud, aga ka puhtalt numbritena, et mõista ära, milline vara on valla omanduses. Me räägime siinjuures hoonetest, rajatistest ja kinnistustest. Kuusalu valla 4 kooli, milleks on siis Kuusalu keskkool, Kolga kool, Vihasoo lasteaed algkool ja Kuusalu kunstide kool. 4, Kuusalu, Kiiu lasteaed, Kolga lasteaed ja Vihasoo lasteaed. Spordirajatisi ja asutusi on meil Kuusalu spordihoone, Kuusalu staadion ja Rihumäe tenniseväljak kuuluvad Kuusalu valla omandusse. Rahvamajasid on meil siis Viinistu rahvamaja, Pärispea rahvamaja, Vihasoo rahvamaja, Leesi rahvamaja, Kolgaküla rahvamaja, Kõnnu seltsimaja, Õnnemaja, mis asub nimetuse järgi, Õnnemaja asub Kolga vanas vallamajas, Kuusalu rahvamaja ja Kodasu seltsimaja. Kodasu seltsimaja küll ei tegutse, kuid Kodasu seltsimaja esitatud hoone ei kuulu vallale, kuid asub valla omandis olev. Kortereid. Kuusalu on siis 12 korterit. Kiiu alevikus on meil 4 korterit, Kolga alevikus on meil 4 korterit, kusjuures ühes korteris asub siis raamatukogu, Kuusalu alevikus on meil 1 korter, Viinistu külas on meil 1 korter, kus asub raamatukogu, külas on meil 1 korter ja Rihumäes on meil 1 korter. Mänguväljakud on meil 6 tükki, Kiiu alevikus, Kolga alevikus, Kuusalu külas Kälis, Suurpea külas ja Salmistu rannas on 1 mänguväljak. Hooned, mis kuuluvad vallale, on siis Kiiu mõis, milles asub vallamaja, Kuusalu tervisekeskus, kus on siis nii raamatukogu kui meditsiiniteenused kui ka erasektor, Kiiu vana vallamaja, kus on praegu sotsiaalelamispinnad, Kiiu vana koolimaja, see on 1 hoonetest, mis seal elab kui inimene, on pilk peal, kuid sellel ei ole vallal rakendust, Kiiu torn linnus, mis kuulub vallale, mis on renditud eraettevõttele ja Kolga Aabla laululava plats koos alaga. Ning kinnistud, mis kuuluvad vallale, on Salmistu sadam, Vihasoo biopuhasti koos 2 tiigi ja äravoolu kraaviga, Vihasoo pumbamaja, Pärispea pumbamaja, Viinistu pumbamaja ja Kolga Aabala veetöötlusjaam. Need kuuluvad
vallale ja on antud kasutada osaühingule Kuusalu soojus. Siis on Kuusalule omandus veel Kahala järve ääres asuv pumbamaja, mis praegu seisab kasutusena, Tammistu külaplats, Käli mänguväljak, Salmistu külaplats, Tapura külaplats ja Leegiranna Sõitme külas rannaosa kuulub Kuusalu vallale ja Salmistu külas asuv Tõnuvälja kinnistu, millel praegu on hoonestamata suur kinnistu. Rohkem rajatisi hooneid Kuusalu vallal ei ole. Selline on siis minu poolt väike kokkuvõte veekanalisatsioonist ja vallavarast tänase päeva jätkuks. Nii, aitäh teile! Minu nimi Madis Prakse ja ma siis võtan selle hommikupoolse osa kokku ja minu teemaks on teed. See on küll jäänud siia viimaseks päevakorrapunktiks, aga kahtlemata see on teema, mis kõiki puudutab ja mis tekitab kõigis ka kirge. Üldandmed. Vallateid on siis Kuusalu vallavolikogu üldplaneeringu ja valla otsuse kohaselt 366 kilomeetrit. Sellest 72 kilomeetrit on musta kattega teid, mis on siis asfaltkattega ja mis on siis 2,5-kordse pindamisega. Ja nagu me näeme, siis enamus vallateed on meil kruusakattega teed, ehk siis 294 kilomeetrit. Aastate jooksul on ka vald kergliiklusteid, tänaseks päevaks on neid kokku 10 kilomeetrit. Ja vallateedel on siis 11 silda, mis on siis nii-öelda kandvad sillad, mitte truubide, ja need on siis kogu pikkus meil 235 meetrit, et meil on ka päris nii-öelda 2 suurt jõge ja neid ületavad päris nii-öelda märkisväärsed sillad. Teede nii-öelda investeeringud ja kogu planeerimine käib läbi Kuusalu valla teed, mis siis võeti vastu 27. aprillile ja see oli Harjumaal kindlasti esimene vald, kus siis volikogu nii-öelda istus maha ja tegi teede arendamise plaani pikema perioodi peale kui 1 aasta. Ja see tagas meile selle, et nii-öelda see on ühe korra maha istatud, läbi mõeldud ja nii-öelda mõtestatud ja järjepidev areng. Ja teede eelarve aasta 2018, et mis on siis meie rahalised vahendid selleks, et meie teid korras hoida ja meie teid paremaks teha, on siis käesoleval aastal 430 000 eurot. Sellest kulude poole peal on siis investeeringute poole peal on 200 000, mis on selles mõttes parem number kui tavaliselt, aga käesoleval aastal läheb meile käiku projekt Kotka pargi ja sõida, kus me saime EAS-ist toetust 120 000 eurot ja 110 000 eurot on keskmiselt aastas see umbes viimasel 5 aastal, mida Kuusalu vald on suutnud nii-öelda siis teedesse investeerida. Ja iga-aastane hooldus ja remonditööd on siis teine pool raha, ehk siis 200 000 eurot ja selle raha eest siis nii-öelda toimub igapäevane hooldus, ehk siis talvel lumelükkamine, ööveldamine, väiksemates kohtades kruusa ja mustakatte teede remont, teeservade niitmine ja kõik muu säärane nii-öelda igapäevane töö. Et need on need rahalised numbrid, millega tuleb siis kokku see 366 kilomeetrit teid hoida enam-vähem sõidukorras. Ja siin ma tõin nüüd välja siis, mis me siis viimastel aastatel nii-öelda teinud oleme, et oleks näha, et nii-öelda kust edasi minna. Ja 2016 suuremad objektid olid siis meil Kuusalu kursi, ehk siis see, mis läheb rahvamajalt Hirbli ja Sigula poole, mis ühendab siis nii-öelda kõrvalteena ära nii-öelda kogu Sigula Hirbli piirkonna, et tänasel päeval on võimalik puhta ja ka terve autoga sõita siis nii-öelda külast Kuususse ilma suure trassi peale minemata, mis tagab meile liiklusohutuse. Ja Kuusalu Aru, kus kokku investeeriti circa 100 000 eurot ja see on selles mõttes nii-öelda harukordne projekt, et seal tegelikult circa 2/3 raha tuli väljaspoolt nii-öelda Kuusalu valla eelarvet, ehk siis
Aru küla piirile ehitati või rajati karjääre, siis esimene teelõik tehti ära selle karjääri nii-öelda rajamise käigus, kus vald tegelikult ei pannud ise sentigi, ja Aru ristist kuni siis Kosuni tehti see projekt siis koostöös Nordic House'idega, kus siis need kulud omavahel jaotati ja selle tulemusena ehitasime üle 6 kilomeetri mustakattega teid, mis tagab nii-öelda siis Kuusalust nii-öelda nende lõunapoolsete piirkondadele ka nii-öelda läbi mustakatte ligipääsu Kuusalule. Ja 2017, kui riik renoveeris suuremahuliselt Kuusalu tee, mida me siin täna nii-öelda kõik saame kasutada, siis paljud töölõigud, mis siin Kuusalu alevikus tehti ka Kuusalu nii-öelda valla eelarve täiendavate vahenditega, kus Maanteeamet nii-öelda läbi projekteerimisel jõudnud seisukohale, et need ei ole nii-öelda selle teelõigu osad. Ja Kodasoo-Soodla, ehk siis see on Saunja tee, sai musta katte alla Muuks-Juuri. Kuna varem oli tehtud Muuksist kuni Mustametsani, siis Muuks-Juuri lõigu väljaehitamisega tekkis meil uus musta kattega ühenduslüli Vana-Narva maanteelt kuni Muuksini, mis on päris aktiivses kasutuses, et see lühendas nii-öelda nende piirkondade omavahelisi teid märkisväärselt. Ja ka eelmine aasta me ehitasime siis juurde kõnniteed, ehk siis Kiie olevikus Veski tänava kõnnitee, mis siis ühendas ära meie kergliiklusteed, mis jooksevad koolimajast mööda nii-öelda Suurt-Peterburi maanteed ja mööda Vana-Narva maanteed, ehk siis nüüd on küll veel nii-öelda väike lõik veel on ühendamata, aga põhimõtteliselt on kergliiklustee ring olemas siis piltlikult öeldes ümber Rihumäe ja Kuusalu kooli, mida väga aktiivselt kasutatakse nii-öelda harrastusspordi tegemiseks. Ja lõin ka need kilomeetrid kokku, et 2015 kuni 2017 siis vald on ehitanud circa 12 kilomeetrit mustakattega teid. Et see number ei tundu väga suur, kui 3 aasta peale ära jagada, see number kahtlemata võiks palju suurem olla, ja eks meie eesmärk arengukavaski oli, et tegelikult põhitähelepanu peaks olema suunatud, et me saaksime võimalikult palju ühendusteid musta katte alla, mis tekitab uue kvaliteedi nii-öelda kogu selles elukeskkonnas. Siin on ka ära toodud kruusakatete teede investeeringud. Need on valdavalt tehtud ettevalmistus nii-öelda musta katte panemiseks, sest et kui me täna nii-öelda kuskil küla vahel või vallateel soovime panna musta katet, siis tegelikult see aluskate ei vasta nii-öelda koormustingimustele ja seetõttu need kruusateede nii-öelda täitmised investeeringud on vaatega sellele, et sealt edasi nii-öelda tuleb üks hetk must kate peale. Ja lühidalt ka tänavavalgustusest. Et ka tänavalgustuse eelarve meil viimastel aastatel on olnud investeerimise võimekus suurusjärk 10 kuni 20 000 eurot. 2016 Salmistuküla Pedassaare tee sai osaliselt valgustatud, Kiie olevik vahetatud lambikupleid, et nii Kiius kui Kuusalus on veel päris mitmeid elavhõbeda lampe, mille elektritarbimus on kuskil 400 vatti, mis on nii-öelda 10 korda rohkem kui nii-öelda tänapäevaste valgustuste puhul, et see on kindlasti üks teema, mis vajab nii-öelda lõpuni viimist, et me läheksime piisavalt suure energiasäästule ja saaksime nii-öelda selle võrra jälle rohkem nii-öelda uusi lampe panna. Ja 2017 Kuusalu teele sai kogu nii-öelda kuplipark siis ringi vahetatud, et vanad naatriumlambid sai maha võetud ja paigaldatud moodsad LED-valgustid, mis võtavad vähe elektrit. Ja Kuusalu külas siis Rihumäe rist, et siin varsti on käes 1. september, meil kõik lapsed lähevad kooli, siis Rihumäe ristmikus on hommiku nii-öelda kõige suurem liiklushummik Kuusalu vallas alati, siis see ristmik on ka nüüd ära valgustatud, et oleks tagatud liiklusohutuse.
et see meie kehtiv arengukava investeeringute plaan oligi tehtud 2016. aastal 3 aasta peale ja suuremad investeeringud on tegelikult tehtud, siis käesoleva aasta märtsis siis uus volikogu algatas arengukava muutmise. Et nüüd on see koht, kus tuleb nii-öelda plaani pikendada, et jõuda selle visioonini, et mida me soovime edasi teha. Ja maikuu jooksul said kõik elanikud esitada meile ettepanekuid. Neid ettepanekuid, nagu eeldada võis, et tuli päris palju, tuli kokku 29 külast ja kokku 103 ettepanekut. Võtsime need ettepanekud ja panime need siis numbritesse ringi ja saime, et siis vallateede investeeringute ettepanekuid on summas 1,6 miljonit, see puudub vallateide. Suur soov vallakodanikel on, et ehitatakse rohkem kergliiklusteide. Valdavalt on kergliiklusteede ehitamise soov riigide äärde, mis ei ole vallamaa, siis neid ettepanekuid laekus meile circa 3 miljoni euro eest, tänavavalgustuse ettepanekuid 90 000 euro eest. Ja kui me täna vaatame numbrit, et kus me siin viimastel aastatel oleme aastas siis investeerinud 120 000 eurot, siis on selge, et siin on väga, väga suured käärid. Ja kui nüüd edasi mõelda, et teha üks 4 aasta investeerimisplaan, mis oleks ilmselt realistlik ja teostatav, et siis tänase kohaselt oleks siis valla võimekus circa 500 000 eurot järgmise 4 aasta jooksul vallateedesse investeerida. Ja see ongi siis meie pealelõunase arutelu koht, et kas see number on paras või liiga väike või liiga suur on ja kahtlemata siis see, et kuhu me siis soovime järgmise 4 ja ka pikemate aastate jooksul edasi minna. Meil oli teede arengukava arutelud. Üks oli siin Kuusul, teine oli Kolgakülas, siis üks arutelu koht oli siis see, et mis oleks need kriteeriumid, mille järgi me peaksime välja valima, et mis siis oleks need argumendid, et miks me peaksime ühte teed tegema ja võib-olla teist tegemata jätma või tegema hiljem, siis prioriteet number 1 kõik igal pool olid liiklusohutuse. Teine kahtlemata oluline argument on, et uued ühenduslülide, ehk siis see tee seob kokku erinevaid piirkondasi, muudab meie liikumist kiiremaks ja paremaks, siis läbi aegade tõenäoliselt Kuusu valla loomisest saadik on alati teede puhul olnud koolibusse, sest et sealt kaudu lähevad meie lapsed hommikuti kooli ja lähevad õhtul koju ja kasutajate arve. Ehk siis kui vald investeerib 1 euro, et kuskile teesse, et kui palju siis selle teel kasutajaid on. Ja viimaste aastate teede murekohaks kahtlemata on olnud erinevad vaidlused ja omandiküsimuse. Et kui me vaatasime siin eelnevat slaidi, kus meil oli siis vallateid 360 kilomeetrit, siis tegelikult sellest 100 kilomeetrit on eramaade peal. Ja kahtlemata üks mõtlemise kohta oleks siis see, et juhul kui vald täna läheb kuskile külla investeerima ja need on suuremad kui ainult augu lappimisse, et siis selle eelduseks oleks see, et meil tee omand on selge, et kas on sõlmitud servituudilepingud, on maad välja mõõdetud, sest et meil on siin mitmeid näiteid, kus tegelikult see tekitab väga palju segadust, kus õnneks siiamaani ei olnud, kus on vald näiteks pannud musta katte alla või teinud suurema investeeringu, et see tee on paar päeva hiljem suletud või tehtud selle läbimine raskendatuks. Et see on kahtlemata argument, mis tuleb tõsiselt läbi kaaluda, ja see on ka külale selge signaal, et kui te lepite omavahel kokku, lahendame omandiküsimuse ära, siis vald on valmis tulema tegema selle külatee paremaks. Ja see juba tänasele töörühmale, aga võtsime kokku ka tänased hinnad, et me teaksime, millest me enam-vähem räägime, et siis et meie tüüpiline asfalttee, mida vald teeb, mis on tegelikult 2,5-kordne pindamine, on siis
3,74 euri ruutmeeter, mis teeb meile kilomeetri hinnaks umbes 25 000 eurot. Siis ühekordne pindamine, mida me valdavalt teeme juba nendel teedel, mis on, öeldakse, kus on mustkatte loodud, aga kus me tegelikult piltlikult öeldes oleme elanud nii-öeldakse eelnevate perioodide arvel, et me ei ole nendesse teedesse väga heaperemelikult suhtunud, et musta kattega tee eeldaks tegelikult iga 5 aasta tagant ülepindamist, aga meie musta kattega teed tegelikult on kohati juba 15 aastat ja vanemad, et seetõttu see valdkond on ka päris oluline. Ja kruusakatte tee remont see sõltub siis tee olukorrast, aga ütleme, et keskmise hinna ma nii-öelda arvutasin välja, et circa 25 000 eurot oleks see kilomeetri hind, kus siis, kui me veame sinna kruusa peale ja teeme teeservad korda, et siis nii-öeldakse saabub mingisugune märgatav nii-öelda kvaliteet, et väiksema summa eest lihtsalt nii-öelda käib nii-öelda avariiremont. Aga kui me vaatame ka riigi poolt vastu võtud seda teehoiukava, et siis ka riigil on plaan nii-öelda panna kruusateed musta katte alla, siis nende arvustuse kohaselt need enamus teed, mis on nii-öelda täna ei ole musta kattele pandud, on kruusakatted väga kehvad ja selleks, et nii-öelda viia see tee musta katte alla, on riik arvestanud 100 000 eurot kilomeeter. Et täna, kui me vaatame neid ülevalpoolseid numbrid, siis me oleme arvestanud, et kui me saaksime 50 000-ga nii-öelda kruusakattega tee musta katte alla, siis me oleksime enam-vähem, võiksime öelda, et see võiks nagu kesta. Ja kergliiklustee maksumus on siis täna nii-öelda, kui minna nullist põllu peale ehitama, umbes 120 000 eurot kilomeeter, siin sees ei ole arvestatud maa omandamise või rentimise või servituutide kuluga, et see eeldaks seda, et selle maa kasutamise kokkuleppe on nii-öelda meie või riigi jaoks siis nii-öelda nullhinnaga. Tänan! Nii, nüüd on meil saali täis ja interneti täis inimesi, kellel on üks sama informatsioon Kuusalu valla olukorrast. Nüüd on aeg seda informatsiooni seedida. Seedida seda informatsiooni ja peale lõunat siis selle info baasilt alustada tööd töögruppides, aruteludega, et jõuda siis tulemusteni, mida, kuidas me tahame. Ma tuletan veel meelde, et see oli nüüd hetkeolukord, need võimalused, mis seni on peetud olulisteks ja võimalikeks, nüüd ongi see koht, kus me arutame, kas me saame teisiti ja kui, siis kuidas ja mismoodi. Nüüd töögruppidest siis ma heaks juhuks tuletan meelde, et töögrupid on meil siis siin majas paigutatud kõikidesse kohtadesse, kus võimalik oli. Kuna töögruppe on maja täis, siis ma palun, et keegi galeriist läbi ei käiks, et kui on vaja minna teise maja poolde, siis on võimalik minna siit üle lava või siis õue kaudu. Täna on ilus soe ilm, et võib-olla õue kaudu jalutuskäik teeb isegi head. Ja nüüd siis. Tulubaasi töögrupp on riietusruum lava taga. Teed asuvad galeriis, nii et palun siis teede töögrupile töörahu. Vesi ja kanalisatsioon soojus asub täiesti õiges kohas, objektide lähedal, köögis. Toetatud tegevused, siis sport, külaliikumine, huvitegevus, noorsootöö haridus, huviharidus, on siis saalis laval. Pääste, turvalisus, tervishoid, heakord on köögi kõrval puhkeruumis. Merendus, turism, ettevõtlus on siin samas suures saalis ühes nurgas. Infotehnoloogiline areng on siin samas saalis teises nurgas. Ja haridus, teise korruse saal, prooviruum. Sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused on teisel korrusel diivanitel. Üldplaneering ja vallavara on siin ka suures saalis kolmandas nurgas. Nii et siin saalis katsume siis emotsioone hoida kontrolli all, et töögrupid saaksid kõik tööd teha. Ja selleks, et söögiisu parem tuleks, üks tarkuse tera teile aastast 1955. Raamat maitsvast ja tervislikust toidust kirjutab nii.
Laua keskele paigutage kausikesed keedise ja kompvekkidega. Nende lähedusse suurätikuga kaetud alused küpsistega. Sinna juurde väikesed taldrikud õhukeste sidruniviiludega. Karahvinid puuvilja ja mahlajoogiga, konjak, rõõskoor või piim, suhkur. Sellisel viisil kaetud lauale on sobiv anda 1–2 pudelit dessertveini. Head isu!